Leedu Panevesis elanikud maksavad alles eelmise aasta detsembrikuu soojaarveid, kuid tunnevad juba muret, kas tänavuse eriti talvise ja külma jaanuari eest ei tule kütte eest maksta lausa 2 korda rohkem. Kartu su karštu vandeniu, tai išėjo 135. Viso sąskaita 93 buvo. Vienas kambarys. Labai brangu pasakysiu. 200. Žmonės, kurių pensijos yra truputį didesnės, nuolaidų neturi, tai čia tikrai labai didelis nuostolis. Ir turint omeny kainas. Visą laiką, pavyzdžiui, renkėsi tokius produktus, kuriem yra akcijas tenai. Ar sausiems produktams, ar mėsos, šitai. Ka Leedu riiklik energiasektori reguleerimise nõukogu prognoosib, et jaanuari keskkütte arved on detsembriga võrreldes 50% ja enamgi suuremad. Ekspertide hinnangul peavad vanade korterelamute elanikud 60 ruutmeetrise korteri kütte eest maksma keskmiselt isegi üle 200 euro. Biokuras brangsta 30-40%, tai tas vėlgi atsiguls į sąskaitas. Tai čia turbūt didžioji ta grėsmė, tai yra kainų šuoliai, kurie tiesiog yra nevaldomi ir viskas. Vasario mėnesį, tai dar galbūt per anksti prognozuoti, bet tikrai kažkokio kainų drastiško mažėjimo tikėtis neverta. Eestis õnneks olukord nii hull ei ole ning hüppelist hinnatõusu meie inimesed siin kindlasti kartma ei pea. Eesti kaugküttesektoril selles mõttes läheb hetkel stabiilselt ja pigem teenuse hinnad langevad. Küll on olnud tõesti märke ja sellist infot, et puiduhakke turul võib olla nagu teatud määramatus, et aasta alguses, eelmise aasta lõpus oli peamine mure just selles, et metsad olid pehmed. Metsadesse ei pääsenud ligi, puiduhakke ei saanud kuidagi autode peale ja katlamajadesse. Täna seda muret ei ole, et ligi juba kuu aega on olnud miinuskraadid ja põhimõtteliselt peaks nagu metsad olema kasutatavad. Küll on aga kindlasti selleaastane külm talv. Paljusid kodusid, kus veel kasutatakse küttepuud, tabanud ootamatult ning ei oldud valmis võib-olla nii suurteks kuludeks. Ja inimeste varud on lõppenud või lõppemas loodetust varem ja see on tekitanud ootamatult tugeva nõudluse, mis nii-öelda läheb turule, kus tegelikult tegutsetakse üldiselt pikaajaliste lepingute ja pikaajaliste mahtude põhimõttel, ehk siis sellist vaba, kiire reageerimisega tootmisvõimsust tegelikult turul väga palju ei ole, mis on siis see, mis tegelikult seda hinda täna üles ajab. Aga igal juhul väga suurt hinnakasvu veel hetkel Eesti puidu tootmise poole peal näha ei ole. Hinnakasv kindlasti, kui ta Lätis on juba kohal, siis ta kindlasti jõuab ka Eestisse, kui suures mahus ei oska täpselt öelda. Hea on see, et kui talv on külm, siis on metsatöid võimalik teha aktiivselt ja eks siis läbi pakkumise natuke näitab seda hinnatõusu tasakaalustada. Kas on nagu muretsemiseks üleüldse Eestis põhjust sellel talvel? Hetkel ma ütleks, et ülemäära põhjust muretseda ei ole vaja, sellepärast, et katlamajad töötavad ja puiduhake sinna liigub ja lepinguid täidetakse. Eks on muidugi määramatus just Narvas, et kas Narvas elektrijaamades on puitu vaja või ei ole, et hetkel nad vist seisavad ja ei kasuta seda puitu, aga kui nad peaksid nüüd tööle hakkama, siis me ei oska nagu ennustada, mida see puiduhakke pakkujate turule nagu kaasa toob. Eesti jõujaamade ja kaugkütteühingu juht Siim Umbleja tõdeb, et kindlasti aitab soojakulusid kokku hoida majade energiasäästlikumaks muutmine. See pilt läheb paremaks, aga kindlasti on siin veel tohutult tööd vaja teha, sest meie see hoonefond pärineb ikkagi 70-ndast, 80-ndatest, et ligi 50 aastat on möödas ja lihtsalt remonti vaja teha.